on selline Eesti tantsufestivali reliikvia. Suur ja värviline tantsupidu. Seal esineb väga palju ägedaid gruppe. Lahedad kostüümi. Kas sa ootad koolitantsu? Ma olen koolitantsul käinud juhendajana aastast 2000, 2001. Ma ei ole kunagi mõelnud, et ma tahaks olla koolitantsu peakorraldaja. See oli küll juhus. Tagantjärgi vaadates läks kõik nii õigesti ja nii hästi. Ma täna olen väga rahul sellega. Kui ma olin väike poiss, kandsin nokamütse ja kõik suured laiad püksid. Me olime esimesed, kes hakkasid tänavatantsuga tegelema. No mitte päris esimesed, vaid ühed nendest, kes hakkasid seda tegema, kui see laine tuli. Siis muidugi koolitants oli see koht, kus seda sai näidata ka teistele. Sel ajal oli koolitants just kogumas tuure ja meie tegelesime agaralt rühmvõimlemisega, aga tundsime, et me tahaks midagi sellist särtsakamat ja showlikumat teha. Ja siis kuidagi avastasime selle kuulutuse ja selle võistluse ja siis otsustasime proovida. Koolitantsu juurde tõi mind minu tantsuõpetaja Anastasia. Olin umbes 5. või 6. klassis. Siis ma olin õhtujuht ja mingi hetk ma olin ka žüriis. Ma töötasin Latemaal näitlejana ja koolitantsuga tegime koostööd. Siia ma kuidagi sattusin ja siia ma ka jäin. Ma olen pigem osalenud nagu loojana ja pigem ma arvan ikkagi laste pärast ja selle kogemuse pärast, mida nagu neile edasi anda. See lavaline olemine ja kogu see suur festivali võib-olla tunnetus. Täna ma võin ka niimoodi öelda, et koolitants on justkui Eesti meistrivõistlused vabariigis, aga ma ei sätiks sellele nii rangeid piire. See on väga erinev teistest tantsuvõistlustest, sest et väga paljud tantsuvõistlused tänapäeval ei ole enam laval. Kõik möllavad oma ideedega ja toovad nad lavale ja kui seda kõrvalt vaadata, siis inspiratsiooni tulv on garanteeritud, ma arvan. Mulle kõige rohkem meeldib see, kui ma näen, et laval toimub tuline esinemine. Ehk siis, kui jagavad oma energiat tervele saalile. Ma ei pea olema žüriis, ma võin lihtsalt nagu mööda kõndida ja lihtsalt näen, et laval tuleb midagi sellist, et see on siiras, et see on võimas. Kõik see maailma info, kuhu see kogemus tuleb meile uksest aknast sisse ja lapsed võtavad selle uskumatult kiiresti vastu. Me rajame alust tantsukunstile tulevikus. Mis teile koolitantsu juures meeldib? Tantsida ja vaadata teiste huvitavaid tantse. Jelikult vaba, et väikse paistel pikutada, joosta üle sinna kaare. Kui hakati tulemusi teatama ja siis mingil hetkel öeldi, et me saime põhimõtteliselt teise koha või et me nagu napilt kaotasime, siis ei olnud üldse mingisugune kaotusvalu, vaid täiesti, et kuidas see on võimalik, et me oleks peaaegu võitnud. Et see tunne oli hästi suur ja rõõmus. Pakin asju, mõtlen, ei no rahvas, mis toimub, lähme koju, midagi ei toimu. Öeldakse, et me võitsime, hästi paned, huumoritoon. See ongi päriselt või? Ja siis ükskord, kui me võitsime koolitantsu, saime laureaadiks, siis selle tähistamiseks ma tegin endale kõrvaaugu. Mul on kõige eredam mälestus siis, kui ma ise olin tantsija. Et siis, kui need üritused toimusid kuskil Pärnus või Tartus ja sa said ise noore tantsijana kõikide nende võõraste tantsijatega, mida sa mitte kunagi ei teadnud, koos džämmida kuskil koolitantsu äftekal. Eks selliseid naljakaid asju on ikka kaadri taga juhtunud, aga üks selline vaevarikkaim kogemus oli see, kuidas eelvoor oli kunagi hästi palju
hästi pikad nädalad, siis läks juba segi, kus oled, kogu aeg asjad kokku, asjad lahku jälle, asjad kokku. See on selline pooleteisttunnine vaev, kunagi panime ühes kohas asjad, kõik pakkisime ilusti ära. Meeskonnaliige küsis, kus järgmine kord on, võtan märkmiku välja, vaatan. Aha, õhtul, siinsamas. Surprise! Ma mäletan seda õhinat, kuidas me vaatasime teisi, elasime kaasa ja muidugi õhtujuhti Marek Sadamat, kes alati kaasas publikut sellesse etendusse. Kõik need assistendid, kes mul on lavadaga sellel aastal olnud, on täiesti nagu maailmaklassist. Koolitantsul on kõige lahedam meeskond üldse ja kõik see seltskond, kõik on nii heatahtlikud ja sellised hästi sõbralikud ja hästi tore on. Kas muusika või tants enne? Muusika enne. Näiteks ükskord nad andsid mulle seda koolitantsu logo oli selline K suur täht ja siis kõik mu sõbrad küsisid, miks sul on Keskerakonna T-särk on seljas. Ja siis ma pidin kogu aeg nendele seletama, see on tegelikult koolitants. Ja tänu sellele koolitantsu said teada palju rohkem inimesi tegelikult nendest, kes võib-olla sellest ei tea mitte midagi. Kui koolitants oleks tunne, siis seal poleks ühte tunnet, see oleks midagi hästi suurt. Positiivne ärevus. Melulik. Põnev. Puhas nauding. Ma arvan, et kui koolitants oleks inimene, siis ta oleks hästi selline, mis võtaks kõiki vastu, ükskõik milline sa oled. Hästi sõbralik ja toetav. Ta on tõesti nagu, see ei ole koht, kus sa lähed mingi hirmuga, et midagi võiks juhtuda. See on pigem selline, kus sa saadki minna ja eksperimenteerida ja katsetada, et keegi ei vaata su peale nagu viltu. Minu arust on see ainus tantsufestival, kus saab tagasiside nagu... Jah, et sa ei ole seal nagu võistlemise pärast, vaid see on pigem nagu siuke loomingu jagamine. Tagasiside, mida sa saad, see on alati selline, mis järgmiseks korraks viib sind kuskile edasi. Koolitantsukompanii tuli koolitantsule nagu ikka kõik head ja suured asjad juhtuvad natuke juhuslikult ja natuke seetõttu, et meil on ka väga palju ägedaid noori tantsijaid, kes vajaks seda ergutust, uusi kolleege, et saaks nendega koos töötada. Kogu oli väga seiklusrikas, teha 21 etendust, see tunne laval olles, kui kõik on juba nii viimseni su kehas sees ja sa tantsidki ainult oma emotsioone. Koolitants on toonud minu elus seda, et mul on hästi palju sõpru igal pool Eestis. On toonud minu ellu hästi palju rõõmu ja hästi palju tantsurõõmu ja õpetajana võimalus oma loomingut rakendada. Kõige rohkem eneseelatusi. Ja kindlasti nagu motivatsiooni tuua lavale iga kord midagi uut. Ja minu arust on oluline, et kõik saaksid koolitantsul kunagi oma elus ära käia. Tantsimine on see, mis teeb inimese ikkagi targemaks, teeb inimese seesmiselt avaramaks, sellepärast, et tants ei ole, vähemalt see koolitantsufestival veenab mind aastalt selles, et tants ei ole mitte väline liigutuste sooritamine, vaid tants on pigem oma enese sisemaailma avardamine sedavõrd, et keegi teine sellesse ka sisse mahub. See atmosfäär, kuidas inimesed kaasa elasid ja selle hästi nagu hästi meelde jääva. Kui inimese elus ei ole tantsu, siis ta ei pane tähele, et tema elus ei ole tantsu. Aga kui tema elus on see tantsu puudutus ära olnud ja siis see tants kaob tema elust, seda hetke paneb ta küll tähele. 25 on minust vanem, nii et ma ütleks, et mitte vana, aga piisav eeskuju. Koolitants on igavesti noor, sellepärast, et laval käivad noored inimesed, need lapsed, nad kogu aeg mõtlevad midagi uut, ehk siis see ei vanene mitte kunagi.
aitäh tantsuõpetajad, kes te 25 aastat olete oma tantsudega koolitantsul käinud ja usute, et see pakub midagi teile, teie noortele ja lastevanematele. Aitäh 10 000 tantsijad, kes te 25 aasta jooksul olete koolitantsul osalenud. Aitäh lapsevanemad, kes te kunagi koolitantsult alustasite ise tantsides ja nüüd toote oma mudilased koolitantsule. Aitäh meeskonnaliikmed, žüriiliikmed, õhtujuhid, väljamõtlejad, eestvedajad ja peakorraldajad, kes te koolitantsu tõttu olete veetnud ööpäevade kaupa kuude viisi oma elust, magamata öid ja päevi, et koolitants jõuaks inimesteni. Koolitants.